Vaadake, meeleparandus ei tähenda seda, et ma hakkan kuidagi lihtsalt, ma teen midagi halba, siis ma tunnen jube jamast, see oli küll jama, mis ma tegin, ma poleks pidanud nii tegema ja ma enam ei proovi, ühesõnaga aitab küll. Ja nutan natuke ja väga hea kõik korras. Meeleparandus on tegelikult selle tulemuseks on see, et ma elan teistmoodi. Vaadake, see poeg lihtsalt ei öelnud isale, kuule, sorry, ma nüüd nii ütlesin ja vaid ta läks sinna tööle. Ja tead sa, kui sina tahad jõuda Jumala juurde, sa pead talle ütlema muidugi, et sul on kahju sellest, mis sa oled teinud. Sa pead talle andeks paluma. Sa pead usustab vastu võtma muu elu ja selle tulemusena muutub kõik sinu elus. Seda mõnikord nimetatakse lausa uuesti sünniks, kus kõik saab uueks. Su reaalsus, su olevik saab muudetud. Ja siis on seal teine poeg. Vaata neid salm uuesti, kes ütleb, siis astus isa teise poja juurde, öeldes seda sama. Et too vastas, küll ma lähen, isand, kuid ei läinud. Näed, teine poeg räägib radikaalselt teist juttu. Ta ütleb, et isa tuleb tema juurde, kuule mine tööle. Ja see ütleb isale, muidugi ma lähen. Ja mitte ei nimeta teda isaks, vaid nimetab isamaks. Väliselt minuga tohutu austus. Mitte tohutu lugupidamine. Teie varemas korras kõik. Ja kui sina oled täna siin kiriku inimene, kui sina ütled, et ma olen Jumalaga kokku saanud, ma tunnen Jumalat, siis tead, et Jeesus räägib praegu sinust ja minust. Kui mina olen kristlane, mida ma ütlen, ma olen, siis praegu Jeesus räägib minu kohta ja sinu kohta ka, kui sa oled kristlane. Teate, me nii tihti elame, ja kui me väidame, et me usume Jumalasse, see, mida me ütleme näiteks kirikus või mida me palvetame vaikselt siis, kui on raske, või siis, mida me mõnikord laulame Jumalale. Ma ei tea, kas sa kunagi oled laulnud siin imelikud laulud, mida nimetatakse mõnikord ülistuslauludeks, kus me ütleme, et Jumal, Jeesus, sa oled kuningate kuningas ja ma annan sulle kõik, mis mul on ja elu hing ja ihu, kõik kuulub sulle ja me laulame seda, mõnikord tõstame käed üles ja siis läheme koju, paneme teleka käima, oleme MSN-is, teeme mida iganes tahame. Ja me elu isandaks on kõik teised, kõik muud asjad peale Jumala, peale Jeesus. Tähendab, see Jeesus räägib sinust ja minust. Ja küsib, kas sinu sõnad ja sinu teod lähevad lahku sellest? Kas seal on erinevus? Või on siin jama? Sest vaadake, mis Jeesus küsib siis viimases 2 salmis. Ta küsib oma kuulajatelt. Küsib neid, kumb nendest poegadest siis tegi isa tahtmist. Nad ütlesid, esimene oli siis see, kes alguses mässas, ütles, ma ei tee seda, aga lõpuks läks. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Tölnerid olid need, kes korjasid maksuraha, kes töötasid koos okupantidega, Rooma võimudega, võtsid rohkem kui vili juutidelt, võtsid neid ära vaevaga korjatud raha ja andsid selle, ühesõnaga nendele, kes olid tulnud ja anastanud selle raha. Kõik vihkasid neid. Ja hoorad ehk prostituudid oli ka kõige madalam ühiskonnakiht. Ja Jeesus räägib seda lugu nii-öelda kirikurahvale. Nendele, kes arvasid, nad on kõige õigemad, keda nimetati käsutundjateks, varisedeks. Jeesus ütleb, vaadake, see esimene poeg, kes on küll kõige madalam ühiskonna silmis ja kes mitte ei ole seda õiguseta, vaid ta tegelikult teebki neid asju, mis on väga halvad. Kes elabki mässana Jumala vastu ja mitte ainult Jumala vastu, vaid teiste vastu, teeb haiget neile, kellel pole mingit moraali, aga kes vastab mu kutsule, see saab Jumala. Ja siis ütleb teistele, teie ei usknud teda, ta räägib Johannesest, kes oli enne Jeesust tulnud. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljem, et teda uskuda. Ja korraga ta ütleb, teate see suur grupp inimesi, kes arvasid, et läbi selle, et nad teevad häid tegusid, nad jõuavad Jumala juurde. See kuulge mehed, te olete asjast täiesti valesti aru saanud. Lihtsalt heade tegude tegemine, heade sõnade ütlemine ei päästa mitte kedagi. Ja lõpuks, kui me teame, kui sa oled kunagi piiblit lugenud, kui sa oled Uut Testamenti lugenud, kui sa oled kuulnud esikul ka Jeesusest räägitud, siis tegelikult sa tead, et terve see Uus Testament räägib sellest, et tegelikult Jumalal oli üks poeg,
kes kuuletus, mis isa ütles, tegi seda, mis isa tahtis ja läks. Ta ei läinud mitte Viinamäele, vaid ta tuli maa peale, elama ja surema. Ja tema nimi oli Jeesus. Ja me saame selle sama Jeesuse kaudu, temasse uskudes ja meelt parandades, kus me palume andeks need asjad, mis me oleme teinud, ütleme, Jumal, ma tulen sinu ette, ma palun, et sa andestaksid minu kõik, mis me teinud. Vaat see on kolmas viis, kuidas elada. Kus ma ütlen, et jah, ma tean, ma olen mässa või ma üritan isegi Jumala juurde jõuda läbi head asjadega, aga need kumbki ei vii mind tema juurde, vaid ma vajan seda kolmandat viisi, kuidas elada, mida võiks nimetada Jeesuse elus. Kus ma saan tema juurde läbi selle, mis Jeesus on minu jaoks teinud. Ja teate, sõbrad, täna ma tahaks küsida 2 küsimust teilt. Kui sina oled kiriku inimene, usud nii-öelda Jumalasse, võib-olla on sul olnud kunagi mingi emotsionaalne kogemus Jumala, või sa oled eluaeg käinud kirikus, siis küsi endalt, kas see, mis ma ütlen ja kuidas ma elan, on tasakaalus. Kui mitte, siis ära arva, et sa jõud Jumala ei riki. See, mis sa teed kirikus või kui sa aeg-ajalt palvetad, see ei päästa sind. Mul õde, noorem õde, täna hommikul rääkisime just ühe, ta ütles, et tead, ma ärkasin täna öösel unest üles ja mul oli pisarad silmus. Ärkasin üles, sest ma olin unenägu näinud sellist, et ma olin suures kirikus ja oli palju inimesi. Ja kõik ütlesid nii ilusaid asju, kes Jumal nende jaoks on ja mis nad tahavad teha ja kui head kõik on. Aga tead, ma seal unes nägin kõikides nagu südamesse ja läbi mõtete. Ja tead, nende südametes ja mõtetes olid väga halvad mõtted ja väga halvad teod. Ja tead, selle unes ma sain nii vihaseks, et ma hakkasin peksma ja lööma. Ja tead, kui ma ärkasin siis üles, ma olin nii vastik tunne, ma tahtsin kohe kedagi lüüa, ma olin silmas pisarad. Rääkisime selle loo, ütlesin väga hea, ma just mõtlengi, mis ma siin esitab, ka natuke räägin, just täpselt sellest asja räägin. Ja kui sa oled kiriku inimene, siis tead sa, et Jumal näeb läbi seda, mis sa ütled ja mis su südames on. Ja ma olen näinud ja kõige raskem on tegeleda nende inimestega, kes ütlevad, ma usu ja nende sõnad on nii ilusad ja nad oskavad palvetada. Aga nende süda on mäda ja nende teod on mädad. Kui sina oled täna üks sellistest inimestest, siis mine Jumala ette, palu andeks ja vastata kutsele, mida ta esitab sulle täna. Ja teate siis, kui sina oled täna siin ja sa ütled, et ma ei ole kiriku inimene, ma ei ole Jumala inimene, ma ei tea, mida temast arvata ja sa oled võib-olla terve elu tema vastu mässanud ja öelda, ma tahan ise elada. Ma tahan esialgu veel uurida seda, mis tema on teinud minu jaoks, kas ta üldse olemaski. Siis ma tahan sulle öelda, et sul on täna võimalik vastata tema kutsele. Võib-olla esimest korda oma elus ajada asjad korda. Ja võib-olla esimest korda või täna õhtul sa võid kogeda, mida tähendab, kui Jumal tuleb sinu ellu. Ma võin öelda isiklikus kogemusest ja sadade inimeste elus, keda ma tunnen isiklikult, et see kohtumine muudab sind radikaalselt. See muudab kõik sinu olemus. Ja need inimesed saavad Jumala riiki. Mitte need inimesed, kes käivad kirikus, mitte need inimesed, kes usuvad Jumalasse, vaid need, kes võtavad vastu Jumala poja Jeesuse Kristuse valmi ja tema surmast elust tuleva inimesed. Seda ma tahtsin teile täna öelda.